mulle tundub, et sa oled tüdinenud sellest või väsinud sellest, mis sa siiamaani oled teinud ja tahaksid mingit värskendust või uut väljakutset, siis juhtide kool on selleks õige koht. Tule juhtide kooli, sest siit sa leiad väga toreda seltskonna, väga vahvad ja targad õpetajad. Mina ise olen kõige rohkem õppinud siin aja planeerimist ja saanud julgustust, et Jumal on minuga. Ma käin siin juhtide koolis sellepärast, et ma olen saanud väga palju häid ideid, kuidas minna oma usulisel teel edasi ja juhtida ka oma isiklikku firmat. Juhtide koolis olid meil külalised välismaalt, olid oma EKNK pastorid, oli ka näiteks Meego Rimmel, kes on Baptisti Koguduste Liidu president. Ja meil oli võimalus peale nende kuulamisega nendega küsimusi esitada, nendega vestelda, diskuteerida nii siis tundides kui ka kohvipausidel. Mulle väga meeldis juhtide kool ja see, kuidas nad seda kõike korraldavad. Ja mulle väga meeldisid siin inimesed, kes aitasid mind ja keda ma võin usaldada ka edaspidi. Miks mulle väga meeldib see juhtide kool ja see kontseptsioon, kuidas see on üles ehitatud, on see, et juht on üldiselt see, kes räägib kaasa ja tahab läbi selle areneda, et ta tegutseb juba. Siis selles juhtide koolis ma võingi öelda, et sa tuled siia, sa ei tule lihtsalt kuulama ja vaatama, vaid sa tuled kaasa rääkima, sa pead tegutsema. Sellepärast olen siin juhtide kooli köögitoimkonnas abiks olnud, et Jumal on südamele pannud teenida inimesi. See on Jumala tahe. Mina tunnen, et ma saan enda oskusi rakendada ja ikka edasi arendada. Я не хотел идти в библейскую школу и в школу управления, потому что для меня это был вызов, я не знал эстонского и плохо понимал по-эстонски. И сейчас я говорю по-эстонски, делаю по-эстонски, пишу по-эстонски. И слава Богу за это. Также мне она дала много азов для управления и коммуникации с людьми. То есть я знаю, как находить общий язык и не требовать от людей того, что я требую от самого